Kvaliteetne elu ei tule iseenesest. See vajab pidevat pühendumist ja teadlikke otsuseid iga päev, mitte ainult siis, kui see meile mugav on. Iga päev seisame silmitsi valikutega, mis määravad meie elu kvaliteedi ja suuna. Kvaliteetse elu alus on kvaliteetsed mõtted ja otsused, mis nõuavad järjekindlust, distsipliini ja eneseteadlikkust. Kvaliteetsed mõtted mängivad olulist rolli meie otsuste tegemisel. Meie mõtted kujundavad meie reaalsust, sest nad mõjutavad meie tundeid, tegevusi ja suhtumist. Positiivsed ja konstruktiivsed mõtted võivad aidata meil üle saada raskustest ja keskenduda võimalustele, samas kui negatiivsed ja destruktiivsed mõtted võivad viia meie emotsiooni alla ja takistada edasiminekut. Selle tõttu on oluline arendada positiivset mõtteviisi, mis keskendub lahendustele, mitte probleemidele. See ei tähenda reaalsuse eitamist, vaid pigem teadlikku valikut keskenduda sellele, mida me suudame muuta ja kontrollida. Kvaliteetsed otsused on samuti määrava tähtsusega. Iga päev teeme sadu otsuseid, alates väikestest, nagu mida hommikusöögiks süüa, kuni suurteni, nagu näiteks karjäärivalikud ja suhted. Kvaliteetsed otsused põhinevad väärtustel, teadmistel ja pikaajalistel eesmärkidel, mitte hetkeemotsioonidel või mugavusel. Näiteks kodus teleri vaatamise asemel võiks jooksma minna või valida selle ärritava sõbra asemel kvaliteetsem kaaslane. See nõuab eneseteadlikkust ja võimet vaadata kaugemale hetkekasust ja keskenduda pikaajalisele heaolule. Igapäevaste kvaliteetsete otsuste tegemine eeldab ka distsipliini ja järjepidevust. Sageli on kergem valida lihtsam tee või mugavam lahendus, kuid see ei pruugi alati olla parim valik. Näiteks tervislike eluviiside järgimine nõuab sageli ebamugavust ja ohverdusi, nagu regulaarne treenimine ja tervislik toitumine, kuid pikas perspektiivis tasub see end ära. Samuti nõuab finantsiline stabiilsus teadlikke kulutamis- ja säästmisotsuseid, mitte impulsiivset tarbimist. Negatiivse mõjuga sõpradest loobumine on samuti ebamugav. Harjumus teeb oma töö. Veelgi enam, kvaliteetsete mõtete ja otsuste tegemine ei tähenda, et peaksime olema täiuslikud. Me kõik teeme vigu ja see on osa inimlikkusest. Oluline on õppida oma vigadest ja püüda pidevalt paremaks saada. Eneseareng ja eneseteostus on elukestev protsess, mis nõuab avatud meelt ja valmisolekut muutuda. Sotsiaalne toetus ja keskkond mängivad samuti olulist rolli kvaliteetse elu kujundamisel. Peaksime end ümbritsema inimestega, kes toetavad ja inspireerivad meid olema parimad versioonid iseendast. Negatiivne ja toksiline keskkond võib meie mõtteid ja otsuseid negatiivselt mõjutada. Selle tõttu on oluline teadlikult valida, kellega ja kus veedame oma aega. Kui jookseme mugavusest või harjumusest tagasi inimeste juurde, kes meile head ei tee, ei saa meie elu muutuda paremaks. Liigagi sageli jätame ebasobiva keskkonna alles, sest sellest loobumine muutub ebamugavaks ja nõuab liiga palju pingutust. Kokkuvõttes. Kvaliteetne elu vajab ka kvaliteetseid mõtteid ja otsuseid iga päev. See on teadlik ja pidev protsess, mis nõuab distsipliini, järjekindlust ja eneseteadlikkust. See ei tähenda täiuslikkust, vaid püüdu pidevalt paremaks saada ja elada kooskõlas oma väärtuste ja eesmärkidega. Kvaliteetne elu ei ole juhuslik tulemus, vaid teadlike ja läbimõeldud valikute tagajärg. Selle tõttu peame olema valmis tegema raskeid, kuid vajalikke otsuseid, mitte ainult siis, kui see mugav on, vaid iga päev, et saavutada püsiv ja tähendusrikas heaolu. Aitäh ja peatse kuulmiseni!